kinnitage turvavööd. Peaks ütlema, et pange päästevest selga, sest algamas on Petrone Prindi podcast, reisid ja raamatud ja tänane teekond viib meid ühele Eesti kõige värvilisemale saarele, Kihnu saarele. Olen Meelike, olen minu Hollandi autor ja minu kõrval on minu Kihnu autor Mare Mätas, kes on sama kirev ja kirju kui see saar. Tere, Mare! Tere! Salvestame seda kudumisfestivali ajal, mis on ka sinu korraldatud kunagi või algatatud. Pigem initsieeritud. Ma ise võib-olla aktiivselt korraldasin 3 aastat seda ja siis hakkasid teised projektid seda edasi vedama. Et tegelikult selles raamatus on sellest õige põgusalt mainitud, aga käsitöösõber märkab, et Kihnus toimub nii palju ja isegi mina sattusin tänu sellele raamatule. Mu sõbranna luges raamatut ja ütles, et kuule, Kihnus toimub kudumisfestival, et lähme vaatame, et see on selline natuke nagu väiksele seltskonnale, aga siiski ikkagi reklaamite ka avalikult Facebookis, et ei ole ainult need hullud kudumishuvilised, et enamasti nad on, aga see on ikkagi festival kõigile teistele, et mis festivale või mis üritusi siis veel Kihnus korraldatakse? Selle kudumisfestivalin iseenesest on päris naljakas nimi, ma pärast mõtlesin, selle suure hooga ma sellele asjale sellise nime panin sellise hoogsalt, et on festival, et see on nagu väga suur asi, kus võiks olla tegelikult festival, mida ta siis tähendab, või see sõna või kuidas me seda siis tõlgime või üle kanname, et siis võiks olla ju osalejaid, võiks olla võib-olla, ma ei tea, kus see festivali piir algab, 200, 300, 400, 500, 1000 kudujat, et kuidas nagu see võiks olla. Aga ta sisuliselt ju pigem on nagu selline kudumislaager ja mul oli väga suur selle algatamise ajal oli nagu väga suur tahe ikkagi Kihnu noored või lapsed või seesama, et noored ei tee käsitööd, noored ei taha teha, nad ei taha seda tähelepanu fokusseerida niivõrd pikalt sellele ühele tegevusele, aega nõuda on selle eseme valmimine ja edasi ja see on see uus aeg ja siis ma mõtlesin, et järsku õnnestub seda nii-öelda pushida, et hakkavad Kihnu noored, et see on selline nagu noortelaager, et hakkaksid need tegema. Aga sellega ma muidugi kukkusin läbi. Aga ma olen väga nagu vaimustunud või õnnelik selle lahenduse üle, mis praegu on. Ja nagu ma saan aru, siin see Metsamaa talu on koht, kus seda kudumislaagrit näiteks teha, et ta on tegelikult väikseks jäänud, et see peaks laienema palju suuremalt, peakski juba minema rahvamaa tasemele, et ta peaks suuremaks saanud. Et see ruumi piiritlemisega või see ruumi piirav liiga väike ruum on, et siin see maksimumvõimekus on tõesti 40 peal et siis on ju, kuulsin ma, et sel aastal on paljud huvilised välja jäänud seetõttu, et ei olegi nagu, kes oli ees see mees ja teised ei saanudki tulla, et see on selles mõttes nagu tore, et need nišiklubid niimoodi kogunevad, et see on hea eesmärk. Sest praegune on 9. kord, järgmine aasta on juubeliaasta, et kas siis esimesed aastad olidki rohkem Kihnu rahvas kudumas ja mõni mandrilt ja nüüd on siis need mandri püsikudujad pigem. Ja vaat, mis oli alguses ka, mille pärast ma nagu väga tahtsin seda teha ka, on see, et käivad ikkagi külas ülemaailmsed sellised klubid hakkasid käima siin Kihnus ja ütleme sellist käsid ja käivad siiamaani. Ja siis oli mul nagu selline mõte, et igaüks tuli nagu erineval nädal, ütles, et nüüd me tahaks seda meistrit ja tahaks seda õppima hakata ja ma mõtlesin, et paneks nad kõik ühte patta nii-öelda, et nad tuleks nagu ühel samal ajal, et sellepärast ka see festivali idee, et las tulevad eri riikidest, lendavad ühel samal ajal kohale ja siis on need meistrid kohal ja on aega teha ja siis, et mitte, et kogu aeg on see pidevalt või iga paari nädala tagant keegi tuleb, et see nagu oleks mõistlikum üheskoos teha. Ja see oli ka nagu see mõte, aga täna ma saan aru, et kõik osalejad on ikkagi Eestist vist siin, et muidu on ju need rahvusvahelised seltskonnad ka. Väikeste eranditega, et mina siis 3. korda esindan Hollandit ja 2 Soome naisterahvast on. Aasta tagasi oli minu teada keegi Tšiilist isegi, et iga kord ikkagi keegi on natuke kaugemalt ka, aga lihtsalt kas siis tuttava kaudu või kuidas see info levib. Mis veel Kihnus toimub, et kes praegu seda kuulab, teab hakata juba praamipileteid kirja panema, et ei saa vaadata, et oi, täna toimub kudumisfestival, et ma nüüd täna lähen, et mis on teil veel need suuremad üritused? Meil on jah, ikkagi põhiüritused on suvel on ja suvised nädalavahetused. Ja mis on selle Kihnu nägu, mis ma olen nüüd ka, ma isegi ei mäleta, kas ma siin raamatus olen seda juba kirjeldanud või mitte,
aga põhimõtteliselt Kihnul on nagu kaks nägu. et üks nägu on siis see kultuuripärandisaar, et on siis kultuurisaar ja teine nägu on siis see, et on peosaar. ja noh, et suvi ja siis nädalavahetus ikkagi väga suur fookus on igasugustel toredatel pidudel, muidugi ennekõike sellised rahvamuusikabändid on, Kihnu teema on ikkagi noh, ütleme selline folkmuusika ja rahvamuusika, et et praktiliselt alates maist on nagu iga nädalavahetus midagi toimub, kes tahab näiteks tantsida või sellist Kihnu pidu või rahvamuusika sõbrad on kõik oodatud. ja siis on noh, mis ma ise korraldan isiklikult, minul on nagu ikkagi mure selle Kihnu tuleviku pärast ja kultuuripärandi püsimise pärast ja siis minul on näiteks 23. mai, siis on visioonikonverents, mis on siis selline konverents siis, kus me üritame nagu sellist nagu tähelepanu fokusseerida sellisele Kihnu visiooni kujundamisele või noh, mina ennekõike seal siis üritan nagu kultuuripärandit hoida, et mul on nagu see mure, et kui meie rahvaarv väheneb, ehk siis nagu inimesed tänapäeval ju enamasti elavad linnades ja seda kõike on uuritud, seda vastulinnastumist ja nii edasi, et siis minu nagu uurimisküsimus on, et kas on nagu mingi võimalus veel, et see kultuur saab kesta, kui kõik lõpuks ära kolivad linna. Või siis näiteks, mis juhtub nende selliste rannikualadega või väikesaartega maailmas või ütleme siin Põhjamaades, on ikkagi väga tavaline see, et see on selline gentrifikatsiooniprotsess, mis tähendab seda, et sellistesse kohtadesse jäävad elama sellised pensioneerunud inimesed või vanemad või keskealised, ühesõnaga, et see nooruse ja laste kilked kaovad ära nendest piirkondadest, et seda on nüüd juba arenenud lääne ühiskonna hästi näha või noh, ütleme teiste selliste väikeste saarte peal, mis siin on ja siis nagu prooviks Kihnu puhul ikkagi, et jääks ikkagi lapsed alles ja jääks ikkagi noored alles ja vot see on see, mis on nagu suur eesmärk ja seepärast ma neid konverentse teen, et järsku nagu mingi idee tuleb või mingisugune mõte tuleb või mingisugune kogemus on maailmas näiteks, et no see on teaduskonverents, kus nagu arutatakse värskeid teadusuudiseid, et kas keegi on nagu suutnud nagu mingi nipi või mingi valemi välja mõelda, selliseid noh, et midagi murrangulist, mis muudaks seda asja või seda liikumist. Kihnus on põhikool, palju seal õpilasi on, tead sa umbes? ja see põhikool hetkel on seal õpilasi, kui ma nüüd võin 1-2, kui annavad mulle andeks, kindlasti ma selle eksin, aga minu teada on 28 õpilast ja lasteaia nimekirjas on umbes 15 siis last. Et siis hetkeolukord on Kihnus selline, et nüüd lõpetab sellel aastal Kihnu kooli 10 õpilast ja siis toimub väga suur kukkumine, siis ta läheb alla 20, läheb 17 peale, kus õpilaste arv kukub. Ja teine osa, mis on väga suures kukkumises, on ikkagi see sündivuse noored pered, et ei ela, et nad küll võivad siin käia, aga nad on või lapse sünniga siin registreerida, aga tegelikult ei ela. Et siis neid väikelapsi on, nende arv on ka kriitiliselt väheneb. Tähendab seda, et me oleme väga hetkel siis erakordselt suures mures selle kooli sellise jätkusuutlikkuse pärast, seda enam, et Kihnu kool on Eesti parim kool, Eesti parimate põhikooli hulka kuulub. Eestis on üle 300 põhikooli ja Kihnu on siis top 20 vist erinevate mõõdikute alusel tuli välja kuu aega tagasi, et on siis 18. kohal, et selles mõttes, et see on nagu kooli ja tase ja mina lapsevanemana, noh, et minu 4 last on siis nüüd kõige noorem lõpetabki sellel aastal Kihnu kooli. Ma olen nagu väga ka vaimustuses sellest koolist, et ta on super hea kool ja on tore ja on. Ja mis on nagu võib-olla selle Väikesaare küsimuse, selle kooli, et mis on nagu see asi, et ise olles ka õpetaja, et minu meelest see Kihnus on see, mis on selle kooli omadus ikkagi või selles kogukonnas kasvamine lisaks perekonnale on see common sense, mis siin säilib. Et ta ei ole nagu, olles nagu mina õpetan mandril ajalugu näiteks täiskasvanute gümnaasiumis, et siis on, kui suur protsent on inimestel neid vaimse tervise probleeme, kui palju seda ikkagi on, hästi palju on. Noh, Kihnu puhul nagu see ei torka silma, et ei oleks nagu noh, ütleme esikohal kindlasti on suuremad väiksemad sorti muresid inimesel, aga või noh, aga lastel näiteks, et laste on ikkagi väga hea siin kasvada. Õpetajad on mandrilt, saare pealt? Vaat ongi nüüd oleme sinna jõudnud, et meil on kõik need õpetajad on kihnlased on ju ja väga head, noh, väga motiveeritud selle tõttu, et nad on Kihlas, nad armastavad seda saarte kultuuri ja oma lapsed on enamasti siin koolis käinud või ütleme, on kõik need seosed. Nüüd oleme jah sinna jõudnud, et meil on põhiprobleem ajalooliselt on olnud see, et ei ole õpetajaid, ei ole normaalseid õpetajaid ja väga raske on leida. Kui on leitud, siis on noh, meil on nüüd sadu lugusid sellest, nagu millised lood need on. Nüüd on nagu kõik korras selle poolega, nüüd ei ole enam lapsi, on ju.
teine pööre toimus. Kas see kudumisfestival on üldse esimene siis turismihooaja kuulutaja või milline on Kihnu see aastaring? Praegu on meil aprilli kolmas nädal, et kuidas see Kihnu graafik, kalender on? Jah, kudumisfestival on tõesti nagu kujunenud esimeseks selliseks suurem hulk külastajaid saabub saarele. Ja see kudumisfestivali seltskond, kes saabub, need on ka hästi-hästi head inimesed, ägedad inimesed, sellepärast selle Nissi klubi omadus on see, et nad väga hindavad käsitööd, nad on huvitatud ja kogu sellest kultuuriloost on hästi huvitatud, et selles mõttes nagu see on jah, esimene selline avapauk. No muidugi, mis maikuus algab ja kuidas läheb, on see, et mais on esimene nädalavahetus on Räime retk ja see on ka üks selline esimene võib-olla selline hooaja avasündmus, et mida on ka vist 10 aastat on seda toimunud ja siis edasi hakkab juba igasuguseid asju toimuma, et rahvas hakkab liikuma, ilmad lähevad ilusamad, kooliekskursioonid hakkavad ja kõik, mis edasi. Suvel ikka nädalavahetused või need festivalid, mis meil siin on, et need on ikkagi olnud rahvarohked enamasti. Ja sügis, millal siis turismihooaeg ära lõpeb? September hakkab selline rahunemine ja siis algab nagu sinna talve poole liikumine, et see on väga individuaalne, kuidas kellelegi või mis meeldib, et minu jaoks on lemmik aastaaeg sügis, mina armastan seda, kui see rahu saabub, et see on nagu see kogu aeg on see laes, see energiavoog, et siis nagu toimub see rahunemine, et mina väga naudin seda septembrit ja oktoobrit, aga eks seal on ka üritusi ja tehakse igasuguseid asju ja käivad siin purjetajad ja mis siin kõik toimub sügisel ja võib-olla seda kultuuride kalendrit ka täiendatakse, et mis on Kihnus on omane kihnastele, et nad on hästi ettevõtlikud ja igal aastal nagu siia kultuurikalendrisse lisandub mõni uus üritus või mingisugune katsetus või ettevõtmine, et mida teevad siis kohalikud ettevõtjad või sellised ka käsitööhuvilised või ükskõik mis valdkonnas seda teevad, et tehakse jah, igasuguseid asju, on siin sellised asjad nagu saunafestivalid ja on siin sellised jutuvestmise võimalused nagu selline storytelling, aga see on muidugi eesti keeles ja see ei ole nagu tõlgitud muudesse keeltesse, eestlasele võimalik. On näiteks maikuus on selline käsitööüritus nagu sitsisõit ja siis on näiteks Lohu käsitöötalu korraldab seda. See tähendab seda, et need, keda huvitab lapitehnika, need nišiklubid kogunevad siis ja jutuvad nende erinevate selle Kihnu käsitööga saavad inspiratsiooni, sest Kihnas on ka väga suured disainerid, et see on ka niimoodi, et kui me Kihnu kontekstis räägime sellest living heritage, et see on elav pärimus, siis see tähendab, et ongi elav pärand tähendab, et ta kogu aeg muutub, täieneb, areneb, et ta ei seisa paigal. Nagu näiteks selle sama käsitöö või selle kudumislaagri teema seekord on siin need nõndanimetatud muegendad, et see on jälle üks asi, mis on nagu korraks vaimustanud inimesi ja siis on mingi hetkel tehtud ja siis on nüüd juba mõne aja pärast võid see nagu järeldada või ka selle siin teemaks võtta, sellepärast et see on just juba nagu Kihnu kultuur on ju. Ja see on Kihnu kultuur ja seda on mingis ühes ajahetkes õudselt armastatud teha neid selliseid muegendad. Näiteks minule need üldse ei meeldi ja ega meie peres ja mul on ta kõik terve kirstu täis, ma tegin oma kirstus suurt koristust, kuna nüüd on koolivaheaeg ja mul oli vaba ja sain lapsed kätte ja siis tegime korrasime kirstut tühjaks. Mul on neid muekendu seal küll. Aga ma need hoian seal, mul on koirohe vahele pandud ja mul ei ole mitte midagi muud peale hakata, kui keegi otsustab mehele minna veimida, et jaga laiali. Mulle nad ise nendest ei meeldi. Jah, ja siis on jah, siin ütleme, et on need, mis puutub jah seda kultuuripärandi teemalist asja, aga teine osa on siis nagu selline pidu on ja mis tähendab seda, et see on suvine festival, mis on tore on ja juuakse õlut on ja võetakse napsu, muusika mängib ja tantsitakse on ja suheldakse omavahel. Et need on siis nagu sellised suvised, muidugi juanipäev on üks selline asi, mis on suur, juanituli on ja see on siis Kihnastel väga oluline, tulevad Kihnaste sugulased ja perekonnad tulevad koju. Siis on järgmine asi, mis meil on nõukaaja selline pärand ja väga oluline nädalavahetus on siis kaluritepäev, mis on nagu selline nõukogude aja pärand. See on olnud väga tähtis ja seda, ütleme, elukutset väärtustav ja ametit väärtustav. Selle asemel on meil nüüd seekord siis Tuletorni juures üks uudne festival uue nimetusega ka ja mis on koostöös selle sama kunstilaagriga siis, et selle kunstilaagri nimeks saab siis Tere tulemast või siis tere tulemast ja siis on see festival seal, et
noh, et ka siis sümboolselt, et seal tuletorni juures selle kalurite päeva jätkuna. Aga siin on jah juba kuulda, et on juuli 3. nädalavahetus on üks suur festival, mis on, mina olen ka põnevil, et selle festivali osas, et see ei ole nii väga rahvamuusika, on punk, aga ka rahvamuusika sugemetega seotud, selle Kihnu omapära peab alati seal sees olema. Siis on igasugused seal Kurase baaris näiteks on ka iga nädalavahetus, seal on sellised diskopeod, kus see on selline nightclub keset saart, kus on hommikul kella 6-ni kõik saavad seal peol olla. Et noh, no niimoodi 2 vastandlikku poodi. Mul on hästi palju neid konflikte olnud välismaalastega, et nad tulevad siia, mõtlevad, et see on kultuurisaar näiteks ja siis noh, minul enda kodumajutus, mis on Kihnu kõige kaugemas kohas ja mis on selline väike mikroettevõtmine, see nagu ei ole selliseid häiringuid seal ei pruugi olla, aga mõnikord ka on. Aga sellises muu, ütleme sellise saare kesksel kohal on nagu väga sellist pidu hästi palju on suurejoonelist pidutsemist, mida siis suvi kaasa toob. Jah, ja kõik on rõõmsad alati, kui ilmad lähevad ilusaks. Ma käisin eelmine aasta septembris ja siis need kudumisfestivali õpetajad, et ma sain siis nendega nii-öelda muus keskkonnas suhelda ja kõigil oli, varsti hakkab kudumisaeg, et lõpuks see sügis, pime sügis, talv tuleb, et on kudumisaeg, et kas sinul on sama, ootad kudumist, palju sa üldse kood, kas sa kood, et mida sina teed talvel? Mina näitasin nüüd seoses oma idakoristuse ja kirstute tühjaks saamisega seoses näitasin oma tütrele siis ka, et nad see mjöökuõtud, need mjöökuõtud, need mjöökuõtud. Näitasin asju, mis ma olen kudunud. Kui ma ütlen ausalt, nüüd ma vihkan käsitöö tegemist. Vihkan kudumist küll kõige maailmas. Ma teen, olen võimeline tegema, ma olen selle omandanud need oskused, aga see ei rõõmusta mind. See on minu jaoks pinge ja surve ja see on ebameeldiv tegevus minu jaoks. Igasugust käsitöö tegemist, mulle ei meeldi teha ühtegi käsitöö. Ma olen sellest aru saanud. Ma olen nii ebapraktiline, aga seoses sellega, mis on see Kihnu eripära, isegi minusugune, kellele ei meeldi teha, oskan teha, aga ei meeldi, on see, et siin elades või olles, sa pead teataval määral seda suutma teha ja ikkagi osalema selles tegemises. Või et minu põlvkonna, kui ma olen praegu 50-aastane, meie nagu lapsepõlves ei olnud seda varianti, et sa ei teinud või ei osanud enne selles mõttes nagu või Kihnus elades olles nagu minu perekond ka, ütleme, ja minu mehe perekond ja nad on suured käsitöömeistrid, ennist elatist omale käsitööga, see oli nende ellujäämise võimalus, minu perekonnas ka väga noored lesestusid, kõik seal mehed uppusid ära mere peale ja see elatusala oli see käsitöö, tegi hästi palju, aga muidugi mitte kudu, meil olid sellist peenkäsitööd, tehti käüsi ja tanusid nuurikutele, nii ka näiteks minu mehe perekonnas, samamoodi. Et meie nagu need esivanemad on hästi suured käsitöö tegijad ja meistrid ja ei meeldib. Minu abikaasa ka, kusjuures tema on ka selline praktilised tegevused või selline käsitöö, mis puudutab meeste käsitööd või praktilised tegevused on hästi andakas osas, tuleb see hästi välja, meeldib teha. Et ei ole seda sisemist konflikti, et teed midagi ebameeldivat kogu aeg, näiteks kood, sul hullemat asja. Aga kas sa avalikult julged niimoodi rääkida, et sul ei meeldi käsitööd teha või sa saad selle kohalike naiste negatiivse märgi külge, et mis sina ei tahagi käsitööd teha? Ei, vaata selles mõttes see kohalike kogukond no nüüd läheb eetrisse, eks ole. Ja, selles mõttes nad kahtlustavad seda ja nad saavad aru, et millega ma tegelen. Et mul on ikkagi oma see töö, mis mulle elatist pakub, või ka see, mis on minu hinges asi või missioon, et see on ikkagi seotud pigem nagu sellise lugemisega. Ma kogu aeg loen midagi, loen ja kirjutan ja teen selliseid asju. Et ma siis ei tee käsitööd ja see, ütleme, et osade jaoks ta mõjub rahustavalt või minu jaoks pingestab. Et mulle ta on pannud vastupidi, et see on minu pinge või selline sundtegevus, kui ma seda pean tegema või tõestama, et seda oskan teha. Et jah, ma olen körte kudusin alles hiljaaegu kudusin üle-eelmine aasta 7 körti kudusin ja nüüd ma mõtlesin, võiks veel, mul on praegu nii kiire, nüüd ma olen lisaks kõigele veel selle Kihnu vallavolikogu esimees, et ma olen uus lisaülesanne ka veel, et seoses sellega nagu mulle tuli juttugi, et ma tegeleks enda selliste asjadega. Küll aga kui tekib mingi rahunemine või näiteks minule väga meeldis, kui see koroona aeg tuli minust super lugu, ma olin nii produktiivne, isegi mina suutsin toota tohutul hulgal, valmistada käsitööesemeid, sest see lihtsalt oli nii hea, kõik maailm jäi seisma, tekkis selle rahu, hopp, järsku oli rahulik ja siis tegid seda, mida sa tahtsid teha või pidasid oluliseks teha või et siis ma olin ka väga-väga efektiivne. Ma ka tootsin, toodangut tuli.
sa mainisid, et oled Kihnu valla volikogu esimees siis sügisest, eks ole. Ja sa jäid talvel sotsiaalmeedias silma selle jäätee teemaga, et mis teema sellega on, miks mandri inimesed ei saa aru jääteega siis vajalikkusest või millest need probleemid tulid, et natuke sellest, et kes ei jõudnud jälgida sind Facebookis. Jah, selle jäätee teemaga see on selline huvitav asi, et ta on ühest küljest ongi see just nimelt see kultuuripärand, et me rääkisime saarlaste ja hiidlastega, sealsete entusiastidega siis talvel, et me teeme kohe nüüd ühistaotluse UNESCO-le, et see on meie vaimne kultuuripärand. Sellepärast, et Kihnu puhul seda on vägagi lihtne seda selgitada ära, et kuidas ta on siis seotud vaimse kultuuripärandiga, sest ta on nagu alati olnud selline osa traditsioonist, et oodatakse, et millal see talvine tee tuleb, meretee, siis saad üle mere käia Kihnu keeles siis ja seda võimalust ju nüüd tükk aega ei ole olnud ja siis on juba noorem põlvkond ja lapsed ja nendel juba on nad ära unustanud, selle ei teagi seda ja ei mäleta ja kaugenenud sellest loodusnähtusest, et see on ikkagi erakordne see loodusnähtus. Ja nüüd siis see juhtus ja see aasta veel nii hästi juhtus, et see jäätee oli ka ta jäätus, see meri ilma lumeta, ta oli täiesti selline jääväli, mis oli nagu ühtlane, mitte sellised, Kihnu keeles me ütleme rikne, mis tähendab seda, et jääkonarused on, kui ta tormituulte käes jäätub ja et selline hästi hea jää oli. Ja siis oli ikkagi tekkis see sild jah, ja siis kihlased alustavad muidugi selle kasutamist traditsiooniliselt juba jah, kalamehed ja kes on praktilised, iga päev on looduses, iga päev seal jää peal kala püüavad, nemad ju loomulikult teavad seda jää paksust, teavad neid olukordi. Meie kultuuris või selles folklooris on ju täpsemalt teada, kus on need kohad, mis on ohtlikud, need on alati olemas seal täpselt, me teame, kus need on ja mis need on nagu kindlad tunnused, kindlad kohanimed on meres, millest me räägime. Me neid kohti nimetame ja see on hästi oluline selle kultuuripärandi osa, aga mis oli see nagu konflikti teema Kihnu puhul oli see, et riik ütles, et jääteed ei tule. Ja see oli nii naljakas, et siis Kuldar Leis, kes on see taristuminister, ütles siis, tema on sealt Põlvamaalt pärit ja siis tema ütles, et kuna ta ei tea sellest mitte midagi sellest loodusnähtusest, see Eesti identiteet on ju konstrueeritud tänu Valdur Mikitale suuresti. Eesti identiteet on metsa identiteet, eestlased, kui sa välismaal või kusagil räägid, siis on see, et eestlased on metsainimesed ja Eestis on üle 50% on metsaga kaetud ja see on peamine see jutt. Aga meie ei saa sellest midagi aru, on ju. Ja nii nagu Kuldar Leis ei saa aru, mis asi on meri ja jää. Ja siis läks selliseks madinaks, et ühesõnaga ta ei tule, ta ütles välja selle 3 korda kusagil meedias, et sellist varianti ei ole. Ja selge oli see, et meie jaoks oli selge, et see jääpaksus oli juba varsti 40 sentimeetrit, mis on erakordne. Et kuidas siis on, et ei tule, sest miks nagu peaks tulema ametlik jäätee on see, et selle võttu nagu see on üks võimalus tõesti turismimajandusele, aga see on ka see, et ka kihnlane ja tänapäeva kihnlane, kes sõidab ka sellise autoga, mis on liisinguga võetud ja kaskokindlustused, et see meretee ametlik olemasolu nagu tagab need võimalused või võib ka sõita näiteks sotsiaaltransport üle ja nii edasi ja seda enam, et laev oli jääs kinni vahe 2,5 tundi ja rammis seal sees, seisid seal mere peal siis 3 tundi ja nagu sa kuskile liikusid ja see on nagu, et see ei ole nagu talupoja mõistusega kooskõlas üldse. Aga siis Kuldar Leis, et seda toob jää lõhku ja lõhub selle jää ära ja siis vihastas veel korralikult välja kõik. Ja siis muidugi meie võtsime kätte ja siis ma siis kirjeldasin oma arvamusloos seda ja siis juhtus see lugu, et tulid peale spetsialistid ja märkiti see tee ära ametlikult ja ametlik tee siis oli väga tore see, et Kihnus näiteks Kihnu poole peal said ka inimesed tööd siin kohalikud samad käsitöömeistrid, kes talvel on ilma tööta, nendel olid siis tekkis väike lisateenistuse võimalus, seal oli selline öövahiputka paigaldati siis, et seal siis jälgiti, millal peale minek on nagu öösel keelatud ja nii edasi. Kas olite valmis nendeks turistideks, et kui te olete arvestanud, et talvel käib väga vähe mandri inimesi või turiste järsku tulevad, kõik tahavad ju süüa, kõik tahavad suveniire osta, et kas olite valmis ja palju neid inimesi tuli üldse selle jääde ajal? See oldi väga valmis, et see oli nagu festival, mis siin toimus, see oli tõeline festival, see oli ikka selline, mina ise käisin ära, sest mind ka samamoodi mul tütar tahtis siis linna minna, Kihnale võtab siis vastasliikumissuuna on ja siis meie käisime ka kusagil linnas ja Pärnus siis, aga linn on Pärnu ja siis see oli meeletu mass, mis oli, ma vaatasin, kuidas nagu need jääle lasti teatava vahemaade tagant lastakse, et nad seisid järjekorras seal
seisid seal järjekord oli sinna Sääre küla vahelt Looklas on, et see oli ikkagi ehmatus, kui palju neid oli järsku Kihnus, oli väga palju, väga palju. Ja ta on jah, selline hea päevaturist, ta tuleb, ta tahab süüa, siis kõik pakuvad hea meelega tegid süüa ja müüvad samamoodi seda leiba ja räimerulle, mis olemas on ja saia ja kõike tehakse lihapiruki ja siis on selline kohe jah, elavdab majandust hoogsalt hästi. Et oli küll jah, rahvast liikus palju tore oli. Rääkisime Kihnu sellest aastaringist. Suvi on teil kõige kiirem, et kas see on nagu kultuuriline, ma ei tea, maast madalast õpetatud, et kas kihnlane ei ole mõni, kes ütleb, et aga mina tahaks ka rannas päevitada ja peesitada, et miks ma pean suvel töötama, et kas teil on see nii omane, et ei mõtlegi, et suvel tahaks puhata, et suvi on töötamise aeg. Kuidas te saate, et mina mandriinimesena, minu jaoks suvi on just see rannas peesitamise aeg? Kihnus on jah, ta on selline hästi harjumuspärane, see on nagu tõesti nagu sellisest agraarühiskonnast jäänud rütm on olemas, aga lihtsalt on need, kellest hoolitseda, need on muutunud, on ju, varem olid siis loomapidamine, siis hoolitsesid ja muutus see suvine hooaeg jällegi äärmiselt nagu töörohkeks seoses heina tegemisega ja nende koduloomadega ja nende eest hoolitsemine oli siis põhitegevus suvel, et väga intensiivne nagu töö tegemise aeg, et see on nagu kultuuris olemas või see on nagu järjepidevus ja tunnetus on olemas. Et see on nii ja see nüüd jätkub, aga see on muutunud lihtsalt see, et kellest hoolitsetakse, et turism on siis asendanud selle talupidamise. Et selles mõttes ei ole muutunud jah, aga iseküsimus, et kuivõrd palju siis neid on, kes ei ole turismiga seotud või kes saavad seda teha, et ma lähen randa päevitama, et kas on, Kihnlane seda üldiselt ei tee ka, ma ei tea, et kui käiakse korra oomus näiteks ujumas korraks, see tähendab seda, et teedki kodus mingisugust tööd või teed mingit asja, siis käid ujumas. Aga muidugi tänapäeva kihnlane, nagu ma mõtlen mina ennast ja oma sõpru, et ka, et meil on olemas juba sellised asjad kihnlastel ka, nagu näiteks lustkuutrid, mis on siis lõbusõidulaevad, millega siis väga kiiresti sõita ühest kohast teisena, näiteks Ruhnu või Pärnusse või Saaremaale Kõigustesse või kusagile Varbla uhkesse sadamasse, et sellised nagu siis lõbureise või asju tehakse ka. Aga siis on see üks ütleme kiire lõbureis tehakse, aga ta on sellest rannapuhkust seda väga ei ole jah, seda ei ole siin väga teema. Ma mäletan ilmselt kas Eesti Naises või isegi Nõukogude Naises kunagi Kihnu Virve väitis, et Kihnu naine ei oska ujuda, et kui ta vette kukub, siis kõrt teritab ette ja siis valged jalad paistavad välja, sest päikest ei võta ja ujuda ei oska, aga see on ikkagi müüt, et Kihnu naine ei oska ujuda. Pigem ei ole see ujumisoskus tõesti ei ole kindlasti tugevam külg ja kuivõrd ujuda, kes siis ujuvad, on lapsed, tahavad kogu aeg vees olla ja lapsed tahavad, kui on soe ilm ja nemad tahaksid ju ujuda, et kuivõrd nagu kui pikka maad nad on võimelised ujuma või kuivõrd suure väljaõppe nad on saanud, see on iseküsimus. Nüüd on meil viimased aastad olnud ju see, et Kihnu lapsed käivad Pärnus, kusagil algklassi lapsed viiakse Pärnusse, ujumisõpetus on neil seal, et ja selles mõttes nad saavad mingi algõppe ujumisest. Aga muidu jah, ega ei ole seda, et selles mõttes jah, et see on pigem selline sulistamine vees jah, et ta ei ole nagu jah, sa ujud niimoodi krooli näiteks. Turist on siis üks suur elatusallikas või turism, et kuidas turistidesse suhtutakse, kuidas peab turist käituma, et Kihnu inimene ta hea meelega vastu võtab ja hea tujuga ka ära saadab ja tagasi ootab? No vot, et turistid jah, on muidugi seda turismi on nii ja naa, et ma räägin, et siin ikkagi suve turism on väga suures osas, nädalavahetus on ikkagi selline bioturist on see. Et ja ka see on elatusallikas ja see võib väga meeldida. Minule näiteks isiklikult meeldivad need bioturistid ka, sest sellepärast, et nad on vähe nõudlikud. Nad on sellised, kellega sa pea nagu mässama eriti. Nad joovad täis ennast seal nendes ööklubides ja ühesõnaga siis magavad. Nad ei taha hommikusööki näiteks. Kõige hullemad turistid on sellised, kes on väga sellised askeetlikud tegelased, kes tõusevad üles kell 6 hommikul ja siis hakkavad vaatama, et kas kell 8 on hommikusöök valmis. Minu jaoks, ma olen õhtuinimene, see on minu jaoks nagu tappev, täiesti tappev, nagu selle bioloogilise kellana, see on nagu mulle tervisele, mul tervist kahjustavalt. See on ikka, ma olen seda teinud väga palju ja ma olen otsustanud, et ma seda ei tee enam, et sellepärast, et see on liiga hull.
ja kui sa seda pidevalt teed iga päev nagu töötad oma bioloogilise keele vastu, et sa oled nagu õhtuni kella 12-ni oled meelelahuta ja siis juba järgmine hommik oled kell 6 hommikusöögi kokk, onju. Et siis on nagu, see on natuke hull, see on mul kõik läbi tehtud ja see ei ole tore. Selle tõttu mul hakkasid mingil hetkel meeldima need alkoholituristid, sellepärast et nendega ei ole mingit muret. Ja vahel nad ei leia isegi oma maju kodu üles ja magavad kuskil ära ja jäävad voodid ka korda, tuba jääb ka korda, aga nad ütlesid, et minul on kõik ära maksnud juba rahad ka. Et selles mõttes see on selline huvitav nähtus, päris tore nagu naljakas, onju. Aga mis siis veel on, aga siis millised turistid, jah, et seesama näiteks selline kudumisfestival on ju selline hea näide ja sellised samasugused turistid, kes need nišiklubid on, kes nende oma huvide pärast tulevad ja keda see huvitab ja sellised meie oma sõbrad ja fännid, et need on ikka oodatud ja toredad aga mis on nagu selle turismi juures on, et ka ühe inimese eest või 10 eest, parem on nagu suurem hulga inimese eest hoolitseda kui ühe eest hoolitseda, täpselt sama palju tööd. Ja see kõik on väga kurnav ja väsitav. Et see on nagu nii intensiivne kogu aeg. Ja et mida ma oskan selle kohta öelda on see, et jaa, et turistid on oodatud ja mina isiklikult nagu olen oma tee valinud, mis mulle meeldib ja ma loodetavasti tuleb hästi välja, on ikkagi see, et ma teen neid ekskursioone. Et see on nagu minu selline tegevus ja sellega mul ei ole probleeme. Aga mis on minu jaoks olnud tõesti raske, on see ületöötamine on sellega, kui ma nagu üldse enam lõpuks magada ei saa, sest kui ma teen seda, mida turist tahab, ma olen selle ära otsustanud, ma ei tee. Ma ei jõua teha neid hommikusööke näiteks. Aga mis ei tähenda seda, et ma ei ole neid aastaid teinud. Aga kui palju on neid, kes ikkagi tulevad teadmisega, et siin on ainult naised, ainult kannavad Kihnu rahvariideid, sõidavad mootorrattaga, mehi ei ole, teksapükse teil ka kindlasti ei ole, et kui palju on neid, kes arvavad, et elategi nagu see mingi muuseumisaar ja võib-olla tulevad, ma ei tea, kas just humanitaarabipakiga, aga võib-olla tulevad, et tõesti, et kas teil ikka dressipükse või retuuse ka ikka on, et äkki peaks teile tooma neid läänelikke rõivad, et kui palju selliseid satub? Meil on ikkagi, seda arvamust, et ei ole elektrit näiteks, arvatakse, et ta on selline seisma jäänud ühiskond, mis on mingisugusel hetkel külmunud. Et seda või mis ajastul siis või mis, et seda tunnetust mingil põhjusel on seda illusoorset ja mis minu jaoks oli nagu kõige parem nali ükskord, ka siis ma nagu lähen ikkagi sarkastiliseks ka, või ma lähen nagu ongi selline enesekaitserefleks teatud maalt tööle, et lähed selliseks ka võib-olla liialt teravalt ka, onju. Aga minu kõige parem nali oli, kui mul ükskord reaalkoolist tuli kiri, onju, Tallinna õpetajad saadavad kirja, tahavad klassi ekskursioonile tulla. Ja siis mina siis kirjutan ära, mida teha ja siis saadan hinnapakkumise, et mida lapsed tavaliselt tahavad, veoautosõit ja et siis võib-olla ka peaks olema muuseumigiid ja siis võib-olla veel seda, teist ja kolmandat. Ja siis nad tulid veel täpsustatud küsimused ja siis nagu nende hulgas see, et kui me tuleme lastega, et me tahaksime kohtuda nende Kihnu, nende kaluripappidega, kes oma võrke ranna ääres parandavad ja kas nad saaksid meie lastega rääkida ja sellised asjad ja siis mul oli nagu tõesti nagu pildi tasku, et vot see on nüüd asi, mida me ei ole. Ma kirjutasin vastu sinna koolile, et olete reaalsusest kaugel. Et üsnaga selliseid illusoorseid tegelasi, meil ei ole mingisuguseid papisid, kes teie lapsi näha tahavad. Sellist asja ei ole olemas. Sellist asja ei ole olemas ja me ei ole neid kapitaliseerinud, me ei ole ka seda etendust korraldanud, nõnda nimelt Disneylandi, et mingid vanad mehed siis olekski kusagil jutuvestjad nii-öelda, tegelevad selle võrgu parandamisega, vestaksid nagu toredaid lugusid, seda saaks teha, juhul kui seal oleks sellist vanameest, kes oleks, sellise storytellingu raami panna, et kes siis nagu, see on juba kaup sel juhul, sa peaksid maksma selle eest ja see ei ole loomulik see osa, et ma lähen ja näen seda päris inimest, kui ma olen tema argi elu osa või näiteks minu lapse, õpilased saavad selles osaleda või et see nagu on võimalik üldse, on. Sellised asjad ei ole võimalikud. Esiteks Kihnu mehed ei taha nüüd turiste näha, on. Ja kui sa teed oma argitoimetus, mis on sinu töö, ainus oskus ja elatusala ja sinu see asi, et seal siis veel terve grupp nagu juures on kedagi, keda sa ei taha, ja ammugi veel lapsi seal hakkab tegelema, et selliseid aeg-ajalt tuleb nagu täiesti puusse nagu ütleme, et nagu ma jään imestama, et kuidas nagu tõesti nagu ei ole seda reaalsust taju, et kuidas päriselt inimesed elavad. Et Kihnu puhul on ikkagi see,
ja siis ma hakkasin mõtlema, selle kiri ikkagi mind nii väga puudutas, et kas nii kaugel saab olla sellest nagu arusaamisest, mis siis on mis ja siis et noh, et tõesti, et seal on see võimalus, et seda kapitaliseerida, ehk sa muudad selle päris inimese kaubaks ja hakkad müüma teda, et seda saab teha jah. Siis ma mõtlesin ja praegu selle sama intervjuu ajal mul tuli praegu kohe juba mõte pähe, et kes selline võiks olla, et ma leiaks sellise vanamehe, kes tahaks, kellel on igav, hakkab juttu ajama, räägib, onju. Aga see on juba äri sel juhul, ta ei ole siis enam, see ei ole loomulik ja see on seesama, mis on antropoloogia küsimus, et mis on siis ehedus ja mis ei ole. Sellel hetkel, kui me selle kaubastame, selle eheduse, kas ta siis on ehe või ei ole. Et see, ja samas see, mis turistile tundub ehe, võib seestpoolt vaates olla mitte ehe, onju. Ja ka võib olla, et on näiteks see tunnetuse küsimus on seal olemas, aga see on see kohaliku tunnetuse küsimus. Ja mis on nagu siis see reaalkooli soov, oligi seda ehedust saada, mida siis tegelikult ei saa. Jah. Et selliseid huvitavaid asju ikkagi on, see on nagu üks selline näide, jah. Et see ehedus ja autentsus ja siis, kui sa tegelikult seda näed või saad selle, kui sa tahaksid ja päriselt seda, selle kohta see ei pruugi sulle meeldida. Et siis juba ei meeldi. Ikkagi meeldib selline kaubastatud variant, et selline kört ja laul ja tants ja see, mis on juba kaubastatud, et see nagu päris ehedus on, ei pruugi meeldida. Mida sa mandrilt igatsed, et kui sa oled pikemat aega Kihnus ja mõtled, et mandril müüakse või tehakse seda, mis on mandril parem kui Kihnus? Minul on näiteks niimoodi, et mina näiteks ei käi üldse Tallinnas, onju. Aastas ma käin seal 1 või 2 korda või 3 korda, ma ei julge seal autoga sõita ega mitte midagi, aga mõnikord ma satun, on mingisugune koosolek või konverents. Viimati ma käisin presidendi vastuvõtul ja siis ma sinna satun jälle järgmine kord poole aasta pärast. Aga nüüd on mul võimalus minna jälle Tallinnasse ja siis ma mõtlesin, et mida ma siis igatsen, et tahangi minna, ma tahan vaadata, seal nii kiiresti areneb, seal ehitatakse neid uusi linnaosasid. Siis on, see on nii põnev, ma olen välismaal, olen Tallinnas, ma olen täiesti nagu välismaal. Ükskord ma kirjutasin sinna Facebooki, kui ma käisin, tegin ühte mingisugust rahvusvahelist projekti ja viisin oma külalised, täitsin Eesti ja neid UNESCO nimekirja kantud nähtused, Kihnu kultuuriruum ja siis Võro suitsusaun ja Leelo ja siis viisin Tallinna vanalinna ja siis ma sain seal siis selles osas nagu šoki on juulikuus, et me ei mahtunud seal liikuma, siis seal olid kruiisituristid seal ja siis ma kirjutasin Facebookis, see oli minu kui väljapoolt tuli jaoks Tallinna mõttes, siis ehmatus, ma ei tea, et seal selline asi on ja nii palju rahvast, et me ei mahu liikuma seal ja kusagile ja siis keegi pahandas mu peale, et ma olen ülbe või midagi minu selle Facebooki postituse peale, et see ei olnud ülbus, vaid see oli sama see ehmatus, et sa satud täiesti võõrasse kultuuri, täiesti teistsugusesse maailma, kus sa oled igapäevaselt. See oli minu jaoks nagu šokk, et seal oli nagu, kõik oli teistmoodi, kui ma arvasin ja või ette kujutasin, et teen vanalinnas jalutama ringi ja siis ongi minu jaoks näiteks ongi huvitav, ongi see väga huvitav, kui ma olen Tallinnas, kui saan aega, et ma saan seal ringi vaadata. Aga mingi, ma ei tea, terekohuke või mingi väga spetsiifiline toiduaine selline ei isuta, et Kihnus saab ka kõike soetada kui vaja? Minul on see, et ma käin kord nädalas, ma käin niimoodi, et ma olen 1 öö Pärnus teisipäev vastu kolmapäeva. Ma olen nimelt õhtukooli õpetaja, ma õpetan seal Pärnu täiskasvanute gümnaasiumis. Ja ma olen siis ajalooõpetaja, siis ma olen uurimistöö alused ja sellised asjad seal, millega ma tegelen. Ja seetõttu ma siis vedan öö Pärnus, ehk siis mul on need kaubanduskeskus lähestud. Mul ei ole küsimus, et see minu toidulaud ei piirdu sellega, mis on Kihnu võimalused, et ta on rikkalikum, linnast toome. Tänapäeval väga palju nagu asju, mis on, aga muidugi Tallinn on juba nii-öelda next level ja seal on veel rohkem valikuid. Just. Sinu raamat Minu Kihnu on ilmunud 2021. Kui sa peaks praegu selle raamatu kirjutama, oleks ta teistmoodi, oleks ta sama julge, see on üks julgemaid raamatuid ja üsna selline furoori tekitanud, et kuidas sa ei kiitnudki kõik, eks ole, et kõik see paremad, ma ei tea, kalad on meitel, et sa väga ausalt rääkisid ikkagi asjadest nii nagu on, et kas sa kirjutaksid samamoodi, teades, kuidas sind ikkagi otseselt ja kaudselt kritiseeriti või mis lood jäid välja, mille sa jätaksid välja, mida sa lisaksid, et kui sa peaks praegu kirjutama Minu Kihnu, milline see raamat oleks? Võtta, selles mõttes ma ennast muuta ei saa, et mina ikkagi olen selline otsekohene julge ja Kihnu kultuur on otsekohene julge, ta ei ole nagu selline väga diplomaatiline ei ole ja diplomaatit me kasutame siis, kui meil mingi väga suur kriis on ühiskonnas, me tahame siin lahendada kellegiga, mõne inimesega näiteks ka mingisugune
probleem hakkab nagu kasvama, mingi vaidlusküsimus, siis sa ka isegi siis ei ütle seda otse sageli, vaid kasutame diplomaatilist kanalit, mis tähendab seda, et meil on nagu tunda, teada Kihnus, kes on hästi sellised suured jutuvestjad või külauudiste levitajad. Sa nagu suhtled ju siin kõigiga, siis sa saadad selle põhiküla uudise levitajaga näiteks sama sõnumi edasi sinna, kus on vaja saata, see jõuab väga kiiresti kohale. Ja siis, et siis, kas ma kirjutaks, ikkagi ma olen julge ja otsekohene, et ma olen selles mõttes jah, see on minu omadus, et seda ma ei saa muuta. Aga iseasi jah, et peaks nagu värske pilguga vaatama, võib-olla uuesti kirjutama, et ja mis on nagu vaja teha või hädasti vaja teha. See minu Kihnu tuleks tegelikult teha inglise keeles, aga sel juhul natuke muuta või konteksti avada. Et sellega on niimoodi, et see tohutult palju küsitakse seda, et miks ei ole see inglise keeles. Inglise keeles, ütleme kõik need samad teadlased, kes siin käivad, nagu ma räägin, mul käis eile antropoloogia professor, 3 päeva tagasi ajalooprofessor Rootsist ja kõik nad tahaksid neid asju lugeda, aga ei ole seda võimalust. Meil ei ole ühtegi asja. Et kui selline asi oleks olemas, et see oleks nagu üks võimalus mingi selline sissevaade saada, kes tahab nagu mõelda selle asja üle või võrrelda või vaadata nagu üldse kultuuri või väikesaari või ükskõik mida teema kedagi huvitab. Väga hea mõte, et paneme siis kirjastusel ka nii-öelda märkme kirja, et äkki minu Kihnu ära tõlkida, sest kui ta oleks Kihnu keeles, kui palju siis, kas Kihnu inimene ostaks, kes ei ole veel ostnud või lugenud või kes ei julge tunnistada, et ta on lugenud, et kui see oleks Kihnu keeles, kas siis tal oleks turgu? Ma ei oleks. Sõber Karl Pajusalu, akadeemik Karl Pajusalu, murdekeele teadlane käis külas, tõi mulle kingituseks selle minu Mulgimaa mulgikeelse variandi samas, inspireerida ja sest keeleteadlased ütlevad, et see keele püsimise nagu üks võti on ikkagi selle keele kirjutamine, et siis nagu ta püsib kauem. Ja mis on kõik õige ja nii ka kultuuriga on sama asi, aga mis siis, ütleme siin ei oleks lugejaid, et ta on Kihnu koolist oli pandud isegi kohustusliku kirjanduse nimekirjas on see minu Kihnu ka mingisuguse 7. või 8. klassis. Aga ta oleks Kihnu keeles, sellel ei oleks seda turgu, ma arvan jah, et seal ei ole. Ma arvan, et piisab nendest väljenditest, mis on Kihnu keeles. Et praegusel hetkel tundub mulle nii, aga inglise keeles oleks küll vaja teha. Seda oleks hädasti vaja. Tulevikuplaan minu Kihnu ingliskeelseks ja mis me siis oskame kuulajatele öelda, et sotsiaalmeedias Kihnu erinevad asutused on üsna aktiivsed, et on see Kihnu muuseum postitab ja Kihnu kultuuriruumil vist on oma leht, et neid lehti on, et kui leiate huvitava ürituse, hakake kohe, ilmselt majutus vist tuleks kõigepealt ära broneerida ja siis, et jala üldiselt vist ikka praamipileteid saab, autoga läheb juba suvel vist keeruliseks. Jah, majutused on muidugi ja valida neid valikuid on päris palju, neid tuleb nagu seeni pärast vihma, ehk siis nagu seda valikut on igal ühele meelepärast ja see valik ära teha, siis saada praamipiletit, kui ei saa pileteid, siis on ka samad lustskuutrid on olemas, millest ma rääkisin, et meil on need olemas juba tänapäeval, et sellised lõbusõidulaevad nii-öelda, millega saab süüa inimesi üle ja tuua. Ja nende kohta leiab infot, kus kohas? Need on seal Visit Kihnu on see põhiline turismikanal, jah. Et see on olemas. Et jah, siin võimalusi on ja kõik on teretulnud ja kõik võimalused on olemas. Jalgrattad ja grupid ja ekskursioonid ja perereisid ja sõpradega ja kõik variandid, mis kellelegi meeldib. Ja igal aastaajal? Talvel on vaiksem jah. Talvel on rattaga keeruline. Talvel on selles mõttes jah, et võib olla näiteks talvine lugu on siin, mina soovitaksin näiteks sama Ellil on sellel meie kõige kuulsam Kudu ja Urga Elli. Temal on selline turismitalu, kus ta seal koob näiteks inimeste kogu, see on talvel, kui läheb kell 4 pimedaks, et siis nad, et üldiselt minu kogemus on ka, et nad hakkavad kõik mulle otsa vaata, mis nüüd saab siis, no mis nüüd siis saab, mida sa teed siis, midagi ei ole teha, sauna võid kütta ja lõputult, aga ei ole kõige parem variant. Ja keegi nagu ei taha sellist ekstreemsust nagu mina, kui olles harjunud siin saarel elama, mina näiteks käin iga päev jalutamas, ma käin mere ääres ja ma teen ühe mingisuguse tiiru kindlasti, olenevalt olukorrast, kas 5 kilomeetrit, 7 kilomeetrit, mõnikord ka 10, ja siis ma jalutan pimedas talvel, et ma tõusengi sealt arvuti tagant püsti ja mingil kellaajal, kell 5 või ükskõik millal,
7, kui on väljas kottpime ja siis ma käin ja selles mõttes, aga see on ainult looduslik, tähevalgus paistab, onju, et selles mõttes nagu see on minu jaoks tuttav keskkond ja olukord. Väljapoolt tuli jaoks ei pruugi olla, et ehk siis ta ei saaks selliseid öömatku teha, nagu mina teen. Ilmselt jah, ei soovitaks, aga jah, et igal ajal on midagi siin Kihnus teha, et oleneb siis ja mis huvid on ja kes tahab ikkagi ilusa ilmaga tulla, siis peab natuke planeerima just, et praamipiletid, majutused ja mina õppisin sügisel, kui ma tulin ühte asja mandriinimesena, mina vaatan ikka temperatuuri, aga selgub, et tuleb vaadata Kihnu veeteed lehte, ega ei ole sügistorm, kas laev üldse sõidab, et see on mandriinimesele uus õppetund, et mitte temperatuur ei ole oluline, vaid just, et kas laev sõidab. Just. Et nende soovitussõnadega, et kes tahab tulla Kihnu, tehke natuke eeltööd, planeerige ja rõõm on kuulda, et kõik on oodatud. Ma väga tänan sind, Mare, et sa leidsid selle aja, just läheb ju kiireks juba, et sa leidsid selle aja ja ega siis muud, lugege raamatut Minu Kihnu ja tulge ise kohale, siis näete, et mis on see õige Kihnu. Aitäh sulle! Aitäh!